Hirja Niit on Pärnumaalt pärit naine, kes alles hiljuti tähistas suurejooneliselt oma 50. sünnipäeva. Põhjus, miks me temast räägime, on lihtne. Soovime teiega jagada tema nakatavat elujanu ja positiivset ellusuhtumist. Sa kogu aeg jooksed ja tekibki tunne, et sa oled 24/7 jalgel. Aga ongi nii olnudki. Vahest on mõni nädalavahetus, et päeval on jahtlubis, öösel Veenuses. Järgmine hommikul jälle paar tundi magan, tulen siia ja on olnud juhuseid, aga see on nagu jälle kõik mõtlemises kinni. Ma tean, et ma pean minema ja see ei ole raske. Päevasel ajal tegutseb ta Tallinna Jahtklubi restoranis ja hilistel öötundidel näeb tema hiilgust Tallinna populaarseima ööklubi Veenus leti taga. Kusjuures mõlemas kohas pole ta mitte ainult teenindaja. Hirja kuulub ka nende edukate kohtade juhtkonda. Mul on vedanud, et ma olen töötanud eluaeg, olnud nagu õigel ajal õiges kohas. Teinud seda, mida mina tahan ja mis mulle meeldib. Hoolimata meeletust elutempost saab Hirja uhkeldada 28 aastat kestnud abielu ja kauni ning eduka järeltulijaga. Sul on tütar ka? On. Mis tema sinu elustiilist arvab? Teinekord, kui on jälle mingi karneval kuskil, mida meil tihti on, jälle suled selga ja tööle ja siis ta küsib, et millal sa ükskord päris tööle hakkad? Minu ema ei olegi tavaline ema. Minu ema elus on iga päev karneval. Ei ole ju tavaline, kui ema helistab lapsele ja palub: ole hea, too mulle tööriided linna, mine sauna, võta sealt üks jänese ja üks kanakostüüm kaasa, aga las see tibu ja kaelkirjak veel kuivavad. Ma tean naisi, kes 50-aastasena on kodused, suhteliselt vaiksed, käivad teineteise sünnipäevadel, kasvatavad lapselapsi ja tunnevadki elust sel moel rõõmu. Sina oled nädalavahetustel nende lastelastega koos ööklubis. Kannad küll lühikesi kleidikesi, küll jänesekostüümi, küll mida iganes. Jäädes ise seal juures väga stiilseks. Miks sa seda teed? Kuidas sa jaksad olla särav 24 tundi ööpäevas? Tead, ma ei ole isegi mõelnud selle peale. Ma isegi ei mõtleks, et see on nagu teistmoodi. Et kui oled sa noortega koos, siis ei kuule mingitest haigustest. Ei, üldiselt on ikka kõik hästi inimesed hästi tore. Teinekord lähen 12 tööle. Kodus mõtlen, kui hea on siin. Lähen sinna, kõik nagu hakkaks uus ketas peal, kohe läheb. Sa räägid öisest kella 12? Jah. Kohe kõik kuni. Ja ega mul kodus ei tule ka enne 4 und peale. Mul on täitsa vihane, teinekord hommikul 9 vaja tõusta. No ei ole, kukulind. Nii kui 12 lööb, silmad lahti, õhtul 12. Ennem seda ma võin magada 8 ajal või midagi. Nagu ma ei olegi selle peale tulnud, et elu võiks nagu teistmoodi olla. Kui inimesed jäävad koju ja jäävad istuma, siis hakkavad mõtlema oma haigusi külge, hakkavad sisendama endale, et nad ongi kodus, nad peavadki olema, nad sobigi uksest välja tulema. Muidugi on ka selliseid päevi, kus ma panen uksed aknad kõik kinni, et ma ei taha mitte ühte inimest näha, et eks nad ju ikkagi natuke tõmbavad, et osad on nagu vampiirid, kes tõmbavad sul nagu sees tühjaks, aga lähen paar päeva ära ja siis on nagu piu, minek jälle. Huumor sinu elus? Number üks, ilma selleta ei saa. Et mul on nagu hästi nagu elus nagu töökaaslastega vedanud üldse inimestega minu ümber. Et nende jaoks ei ole mul kohta, kes on nagu negatiivsed, pahatahtlikud. Ja arstide külastamine on sinu jaoks täiesti tabu teema tegelikult? Olen käinud, ükskord olid ribid sees, ükskord väänasin jalad välja. Et niimoodi. Ja see kõik juhtus ka sportides? Jah. Kas sa oma vanuse peale ka mõtled? Ei ole aega mõelda. Ei, see on ainult number, mis inimesed teevad mingist numbrist, mingit numbrit. See on ju mingi ainult number, et see on, kuidas inimene asi ennast tunneb. Mõni 30-aastane on ju hullem kui 60, ta ei jaksa ennast siit vedada ja sealt ja kõik on halvasti, kõik on pahasti. Et see vist on nagu mõtlemises ja positiivsus ja kõigist sellest kinni. Et nii ole elad sükstest. Mind üllatab see, et noored tüdrukud nagu, et niimoodi vaatavad, et
issand, kui lahe, et ma tahaks ka, paljud teavad, et ma olen emaga koos koolis käinud või siis oli juhus, kui meie üks tööline ütles, et mu vanaema tervitab sind. Leti taga teenindajana töötades sa ju puutud kokku väga erinevate inimtüpaažidega ja nendega toimetulek on omaette oskus. Tead, üks asi on muidugi kogemus, aga teine asi on, et igaüks ei saagi seda teha. Kõigi närvikava ei pea vastuna. Sa vist võiksid päris hästi psühholoogina ka töötada. Aga peabki olema psühholoog, kui sa töötad nendega koos, kes on nagu öösel nagu üle võtnud, sa pead nendega jääma ikkagi nagu niimoodi, et nad kuulavad sind ja alluvad sulle ja muidugi on igasuguseid on ette juhtunud, aga alati peab eaga. Kuidas sa ennast vormis hoiad? Mul ongi ju selline liikuv töö ja ma ei kujuta ette inimesi üldse, kes istuvad. Kui ma istun 2 tundi, mul hakkavad jalad niimoodi valutama. Muidugi igal ööl inimene oma töö, oma iseloom, oma energia kõik, et see ei ole minu jaoks. Loodame, et Hirja mõjub teile sama inspireerivalt kui selle loo autorile ning pidage meeles, et ei ole ületamatuid raskusi, on saamatud inimesed.